Tere, armsad külmaveristajad ja kikimooride sõbrad. Mina olen Taki ja ma vaatan imelikult sellepärast, et mul on kass siin taga. Ja mina olen Heidi ja ma pidin keelt hammustama endale sellepärast, et tavaliselt ma saan seda kohe öelda, aga nüüd sul on kass seal taga. Sorry, ja ma mõtlesin, et on imelik, kui ma ei vaata inimestele otsa ja vaatan mujale ja siis ma tundsin vajadust kohe selgitada. Mul on alguses kohe tegelikult 3 asja. Kõigepealt ma tahan öelda, et eelmisel nädalal läks laivi minu Loodusmuuseumi podcast, mida ma teen koos Katiga, kes on hästi-hästi tore bioloog ja haridus- ja meediaspetsialist ja esimesed saated võib-olla on natuke siuksed, ei ole nii seksikad kohe. Esimeses osas rääkisime putukahotellis ja nüüd sellel nädalal rääkisime põdrakärbestest, aga põdrakärbse osa on küll päris seksikas, seal me räägime nende pulmitamisest, kuidas nad tulevad ja paarituvad sinu peal. Paarituvad põdrakärbsed. ja tuleb midagi sellist, mida reede õhtul veini kõrvale kuulata. Meil on stuudios ka väga toredad asjatundjad, meil on päris suur hunnik saateid ette salvestatud, sellepärast ma võin öelda, et see läheb aina ägedamaks ja mulle endale tundub, et see on ideaalne just meie kuulajaskonnale, vähemalt nende osas, kes on siis rohkem looduse suhtes uudishimulikud ja ka kellel on koolilapsed kodudes, sest need on parajad siuksed 20-minutilised, täiesti ideaalne asi, kui sul on vaja teha kodus mingit referaati looduse teemalist, et meie faktid on kõik kontrollitud ja räägivad teadlased, kes teavad, millest nad räägivad ja meil tuleb juttu seal veel luikedest ja issand, mis meil seal veel olid, jänestest linnas ja mujal ja ühesõnaga hästi-hästi niisugune tore ja huvitav. Ma muidugi ootan, et me jooks tuvideni. Mina juba olen müüdud nende paarituvate põdrakärbestega. Ja põdrakärbeste osa oli väga traumeeriv minu jaoks, sest ma olin just saanud nendega tuttavaks selle sügisel või möödunud sügisel ja siis ühesõnaga isiklikku on seal päris palju. Aga ühesõnaga täitsa teisest ooperist, aga ikkagi ma arvan, et paljudele huvitav. Ja leiate siis Spotify'st, leiate ka Loodusmuuseumi kodulehelt ja muudest podcasti äppidest. Aga kõhedamate teemade juurde, kas sul on midagi kõhedat enne, kui ma lähen oma asjade juurde? Mul on see tapeet siin seinas eelmisest korrast siiamaani päris kõhedalt ripub. Aga see ei olnud paranormaalne, see oli See ei suhteliselt olnud paranormaalne, see oli jah 4 käpaga siuke must olend. Familiar. Ja, aga ei, muidu vist ei ole. Mul ei tule praegu küll pähe midagi. Unenäod kitsid vahepeal jälle. Unenäod kitsid? Ja ma tahtsingi enda sellest unenäost rääkida, mida ma tiisisin eelmise saate äkki boonusosas või oli see saate lõpus, kus mul see meelde tuli, et ma nägin vahepeal unes oma lahkunud äia esimest korda siis nüüd pärast tema lahkumist ja ta oli koos, õigemini kõigepealt oli minu isapoolne vanaema, kes on ka juba teises ilmas ja siis tema nagu ei saanud aru, et ta on lahkunute hulgas ja siis me käisime ringi ja rääkisime juttu ja siis me pöörasime kuidagi nurga taha ja siis seal seisis papa ja kuidagi nagu ma sain aru, et vanaema näeb teda ka ja siis ma mõtlesin, et äkki ta siis saab aru, et ta ikkagi on ka kummitus, kuna papa on ju ilmselgelt surnud. Võib-olla vanaema lihtsalt ta suri nii ammu aega tagasi, võib-olla ta on ära unustanud, et ta on surnud. Ja siis ma kuulasin oma seda salvestust just läbi ja papa oli mulle siis väga pikalt rääkinud, mis tunne on surra, aga ma ei mäletanud, ma mäletasin neid ühte lauset. Et ta ütles, et see on niimoodi, et sa jääd nagu magama ja siis sa ärkad jälle üles. Nii et see on siis siuke tarkuse sõna ja ma sain neist lahti niimoodi, et ma ei plaaninud, mingil põhjusel ma pakkusin talle šokolaadi ja siis ta hakkas võtma ja siis ta sai aru, et ta ei saa võtta elavalt nagu šokolaadi ja siis nagu kadusid nagu ära. Issand, see on tegelikult nii lahe. Ja mul oli nii hea meel, et ta mul külas käis. Ja teine asi, käisin Saaremaal paar nädalat tagasi ja olime emale kainekad, kuna oli siis tema nõbu sünnipäev, juubel 60 ja ka oli Trahteris, mis on ka väga maagiline koht. Aga hakkasime siis õega sõitu minema hilisõhtul seal 10 paiku, poole 10 paiku ja
ootasin õde väljas ja vaatasin ilusat täistaevast ja siis vaatan, et see üks täht, nüüd me võime selle video vist lahti võtta ja ma räägin siia taustale, et see üks täht, mille me siis paneme ka siia ekraanile, see video on päris pikk, aga ega seal midagi nagu selles mõttes ei juhtu eriti, et seal on ei ole sellel, on ju? sellel on, mina räägin seal taustal vahepeal, et ma filmin ufot ja nii. Aga noh, see hääl ei ole tähtis jah, ütleme nii, et see peab olema. Vilkuski nii või? Ja see vilgub, seal oli silmaga näha, et seal oli punast, rohelist ja sinist valgust, ta seisis paigal. See vahepeal, kui natuke fookus muutub, püüdsin ma ise seal seda fookust settida. Aga see kindlasti ei olnud täht, sest et tähed, ja see ei olnud ka planeet, et ma vaatasin sellest kaardirakendusest järele, mis on taeva osas. Äkki see oli Katy Perry? See oli enne Katy Perryt. Äkki see oli see salajane soojanduslend? Ja, aga see meenutab väga neid, esiteks on see midagi sellist, mida on mulle mu Saaremaa sõbrants saatnud, umbes sama koha peal. Tema lihtsalt filmis oma maja aknast teises kohast, aga noh, vaade oli samasse kohta. Aga siis ta liikus. Kahjuks me ei jäänud sinna muidugi, ema ootas, et me kauaks ei jäänud vaatama, aga seal oli nagu näha, et see valgus või seal ümber olid nagu mingid valguspallid nagu tiirlesid või ühesõnaga, et see on nagu. Ma ei tea, see on nii veider. See on paranormaalne ühesõnaga. Aga vahepeal ta nagu ei vilguks või ta vilkus kogu aeg või? Ta nagu pulseeris, jah. Ja just, et värviliselt. Ja teised tähed seda ei teinud, aga ma vist võrdlusest siin ei filminud kõrvale. Võib-olla ma käisin ühesõnaga pärast siis, kui me tagasi olime, taevas oli nii, seal ei olnud enam midagi, on ju. Aga ka muidugi taevas oli nii palju liikunud ja ma mõtlesin, et okei, et kui see ongi mingi taevakeha, ma siin ikka üritan võtta võrdlusest. Üritad veel, jah? Ma üritan veel, jah. Võrdlusesse teiste tähtedega võtta. Ja ma käisin vaatamas tähtkujude järgi õigemini, et kus see võiks nagu olla ja ei olnud sellises kohas sellist pulseerivat tähte või mis iganes, nii et oli siis, ma ütlen, et see on ära lennanud selle aja peale. Igal juhul väga meenutab seda, mis on seal USA-s viimasel ajal käimas olnud, on ju. Et kus nähakse igasuguseid asju ka paigalseisvaid, jah, et mitte ainult siis lendavaid. Nii et selline UFO encounter minul siis pakkuda teile siia alustuseks. No fantastika. Tore on ju, et ma sain filmida. See on mul teine, mida ma päriselt julgen pidada UFO nähtuseks. Okei. Aga see, jah, esimene, mida ma siis niimoodi filmida olen saanud. Väga tore. Väga kena oli. Mediteeriv siuke meditatsioon, UFO. Blink. Ja. Aga vaat, oleme juba algusest nii palju ära rääkinud, et tegelikult mul on paar lugu siin ka ja ma tean, et sul on ka, nii et siis lähme siis lugude juurde, jah. Esiteks ma tahan teile rääkida, see on üks teema, mida ma olen ammu, ma olen otsinud erinevate märksõnadega ja ma ei ole midagi leidnud. Ja siis ma komistasin ühe Merit Kopli artikli otsa. Ma ei usu, et sa komistasid. Aastast 90 miski. Ja see räägib lobotoomiast. Ja ma olen tahtnud nii väga lobotoomia teemat katta. Nimelt siis 1935 jõustus Rootsis seadus, mis lubas inimesi steriliseerida nende teadmata või vastu tahtmist. Ja seaduse taga polnud siis mitte ainult üksikute arstide meelevald või mingi äärmuslik ideoloogia, vaid see oli täiesti süsteemne poliitika, mille eesmärgiks oli siis rahva tervislik ja sotsiaalne parandamine ehk eugeenika sisuliselt siis. Ja see kestis aastani 1976. Nii et Rootsi, keda me peame heaoluriigiks, on tegelikult päris rõveda ajalooga. Ja 4 aastakümne jooksul steriliseeriti Rootsis enam kui 63,000 inimest, kellest paljud olid naised. Sageli siis muidugi vaesed, üksikemad, vaimse või füüsilise puudega,
haigladokumentidesse märgitud kui antisotsiaalsed, vaimselt ebastabiilsed, madala intelligentsiga või lihtsalt sobimatud lapsevanemaks. Ja noh, nagu ma ütlesin, et see ei olnud nagu mingi juhuslik eksimus, et see oli sihuke läbimõeldud osa heaoluriigi ehitusplaanist, et selle nurgakivi oligi see eugeenika. Ja siis õpetus ütles, et selle järgi tuleb siis kaitsta rahvast halva pärilikkuse eest. Ja arvati, et kui sa siis steriliseerid need, kes ei sobitu sinna normaalse rootslase kuvandisse, siis saab vähendada sotsiaaltoetuste andmist ja tõsta siis rahva jutumärkides jällegi bioloogilist kvaliteeti. Mõnel juhul siis isegi patsiendid andsid allkirja, et nad lubavad ennast vabatahtlikult steriliseerida, jällegi jutumärkides, sest et see juhtus olukorras, kus kui nad oleks keeldunud, siis see oleks tähendanud näiteks, et neid heidetakse hooldekodust välja või jäävad nad toetusest ilma, aga väga paljudel juhtudel ei küsitud üldse mingit luba. Ja see steriliseerimise lugu tuli kella külge Rootsis 1997. aastal. Ja vaevalt oli jõudnud siis see skandaal natuke maha vaibuda, kui tuli välja, et veel üks pime peatükk on Rootsi ajaloos. Ja siis aastatel 1944 kuni 1963 tehti Rootsis vähemalt 4500 lobotoomiat. Ja kui te ei tea, mis on lobotoomia, siis on ajuvalgeolluse juhteteede läbilõikamine. Selle eesmärk oli patsiente rahustada ja parandada erinevaid vaimseid häireid. Selleks pandi siis siit silmanurgast. Ma ei saa isegi. Ja ühesõnaga, see oli hästi rõve. Ja neid operatsioone ei tehtud siis vaid raske psüühilise häirega inimestele. Ühesõnaga jah, et ajupoolused nagu lõigati omavahel nagu pooleks. See oli siis, kui hästi läks. See oli väga... Ühesõnaga, et siis see oli aeg, kui siis vaimuhaiglad olid ülerahvastatud ja ei olnud veel ka meil tõhusaid ravimeid ja siis neid ma ei tea, lõikuseks on seda, ma ei tea, see on ikkagi, see on nii robusto nagu, et see on nagu, ma olen vaadanud neid videosid ja arst võtab selle, mis see on siis seibi ja taob seda haamriga ninast või siit silmaaugust sisse, surgib natukene ja tõmbab välja, et see on nagu, ma ei tea, pimesi sa lähed sinna aiu, onju. Ja siis neid lõikusi viidi siis läbi muidugi alkohoolikutel, kasutan siis siin vana väljendit, homoseksuaalidel, arenguhäiretega lastel, kurjategijatel, kommunistidel. Aga on dokumenteeritud ka näiteks juhtum, kus 7-aastane poiss viidi lobotoomiale, sest et ta õppis aeglasemalt ja oli agressiivne. No ei. Ja tänapäeval loomulikult tegeleksid temaga psühholoogid, aga talle otsustati siis 7-aastane lobotoomia teha. Aga see operatsioon ebaõnnestus ja lõppes kahjuks poisi surmaga. Ühes haiglas siis märgiti, et lesbina registreeritud patsient vabanes oma homoseksuaalsest tungist pärast lõikust. Või et kommunist kaotas huvi ideoloogia vastu, mis tegelikult tõenäoliselt just oli see, et nad olid nii juurviljad, et neil ei olnudki enam lihtsalt... Kaotas huvi kõige vastu. Ja, et see kõige kurikuulsam kujutlus on ju meie see vana hea Lendas üle käopesa film, on ju, kus me seda näeme, kui jõhker see on. Nii, ja siis jah, nagu ma mainisin, et see pimesi kohmerdamine seal võis tähendada heal juhul seda, et sa jääd oma isiksusest ilma või ei suuda enam rääkida, aga halval juhul siis seda, et sa oledki elu lõpuni juurvili või siis sured. Ja üks lobotoomia laboritest oli Ummedaleni haigla, mis asub Rootsi põhjaosas ja seal viidi siis neid lobotoomiaid aktiivselt läbi. Aastatel 1947 kuni 1958 tehti seal vähemalt 770 operatsiooni, sealhulgas noorukitele patsientidele, kellel puudusid raske psühhiaatrilised diagnoosid. Näiteks üks 17-aastane tüdruk, kelle skisofreeniana määratletud käitumine ei allunud insuliini ega šokiravile, viidi lobotoomiale ja tulemuseks ei olnud loomulikult mitte tervenemine, vaid siis apaatia, sotsiaalne tõrjutus, muidugi täiesti tulevikuta noor nüüd on ju. Ja siis üks värvikas näide on veel Elinor Hamsun, kes on siis
oli õigemini Nobeli preemiaga pärjatud Norra kirjaniku Knut Hamsuni tütar, sündis ta aastal 1916, suri 1987. Aga Elinor siis kannatas noorpõlves söömishäirete ja depressiooni all. See on lihtsalt nagu kõik need asjad, mis siin on nagu enamik inimesi meist oleks või enamik meist või meie kuulajatest oleks saadetud lobotoomile nagu selle loogika järgi. Ja siis vastus 50ndatel aastatel oli siis, meditsiiniline vastus oli siis 2-osaline lobotoomia. Pärast operatsioone tekkisid tal epilepsiahood, kognitiivne kahjustus ja lihtsalt peidetigi nagu ära, sest et kuulus pere ja nad ei tahtnud, et see ebaõnnestumine nagu nii-öelda siis välja tuleks ja suht nagu pikaks ajaks ühesõnaga ei räägitud sellest. Ja ma uurisin veel natuke juurde, et kus siis steriliseerimisi, lobotoomiaid veel tehti Euroopas. Rootsis lõpetati steriliseerimised 76. aastal, aga Ida-Euroopas siis jätkus see praktika veel aastakümneid, eriti Tšehhis, Slovakkias, Ungaris ja seal just eriti roomade naisi steriliseeriti ilma nende teadliku nõusolekuta. Sageli tehti seda vahetult pärast sünnitust, kui naine oli narkoosis või siis siukses sünnitusjärgses šokis või mis iganes, onju. Mõnel juhul küsiti allkirja, aga ei selgitatud, mis see vorm on, kuhu allkirja peab andma ja paljud naised said teada, et nad ei saa enam lapsi alles aastaid hiljem ja osasid steriliseeriti lausa korduvalt. Et kord juba sünnitusel ja siis järelikult ei olnud nagu hästi õnnestunud, onju, et teinekord siis järgmise raseduse katkestamisel. Ja muidugi rassism on tegelikult see põhjus, aga nad väitsid, et see oli siis sotsiaalne probleem, et kõrge sündivusega perekonnad vajavad meditsiinilist piirangut, oli siis ühe haigla dokumenteeritud otsus. Õnneks on Euroopa Inimõiguste Kohus need juhtumid hukka mõistnud ja tunnistanud neid nii, nagu nad on, inimõiguste rikkumiseks. Ja nüüd jõuame siis Eestini, et kas siis meil ka siukseid praktikaid läbi viidi. Merit Kopli oli siis rääkinud selle artikli tarbeks Tartu Ülikooli närvikliiniku neurokirurgi Jaan Eelmäega, kes ütles, et selliseid lõikusi, lobotoomiaid siis ametlikult Eestis ei tehtud. Ehkki Nõukogude Liidus kasutati lobotoomiaid kuni 50ndate aastate alguseni ja uskumatul kombel siis üks suurimaid mõrtsukaid maailmas, Jossif Stalin oli see, kes selle meetodi 51. aastal 2 aastat enne oma surma ära keelas. Wow. Aga steriliseerimise osas on asi natuke nagu varjatum, sest see eugeeniline mõtteviis, mis enne Hitleri suurt populaarsust ja hilist kokkukukkumist levis Euroopas, eugeeniline mõtteviis 20. 30. oli ka siin väga populaarne. 24. aastal loodi Eesti Eugeenika Selts, mis propageeris siis ideid rahvastiku bioloogilise kvaliteedi parandamisest. Seltsi liikmed soovitasid steriliseerimisseadusi, aga õnneks oli poliitiline vastuseis ja ühiskondlik kriitika ka. Aga siiski praktikas neid juhtumeid esines, kus naisi steriliseeriti meditsiinilistel põhjustel ilma teadliku nõusolekuta. Aga arusaadavatel põhjustel meil dokumentatsiooni eriti ei ole. Ja nõukogude ajal oli võimalik inimesi siis steriliseerida, kui oli vaimse puude diagnoos. Aga selleks tuleb arhiividesse minna, et teada saada, kui palju siis seda päriselt tehti. Ja lobotoomia leiutajale Portugali neurokirurg Antonio Egas Moniz sai 49. aastal lobotoomia eest Nobeli preemia ja see on jällegi üks viimase sajandi üks vastuolulisemaid tunnustusi. Et üsna kiirelt pärast seda hakkas maailm mõistma, et need operatsioonid mida nad päriselt kaasa tõid. Et jah, kui palju inimestest juurvilju tehti. Ja kui Rootsis lõpetati lobotoomiad ametlikult 63. aastal, siis patsiendi soovil sai veel 90ndatel Hollandis ja Suurbritannias endale lobotoomiat nõuda, kui sa soovisid. Soovisid? Jah, kui sa soovisid, et mõnel juhul nimetati need ümber psühhokirurgiliseks sekkumiseks, aga olemus oli ju sama. Nii et selline kass
ülevaate lobotoomiast, mis on mind ammu paelunud, et kas see siin Eestis kanda kinnitas ja vähemalt siis nende andmete põhjal mitte, aga ma usun, et siin on veel tegelikult uurimismaterjali, kui minna nagu päris arhiividesse. Ma kardan ka, et sealt võib veel üht-teist selguda. Jaa. Olgu pealegi siis, mina tahaksin rääkida ühest Dagmarist. Ma kergitan kulmusest, et me oleme ühest Dagmarist rääkinud. Millisest Dagmarist me rääkinud oleme? 80-ndatel või 90-ndatel. Sellest Dagmarist me ei räägi täna. Selge. Me räägime 1880 lõpus seal ühesõnaga seal 1880 kopikatega. Okei. Dagmarist, kellest ma nägin ühte filmi. Ja ma teadsin, et see film on tõesti sündinud loo põhjal tehtud, aga ma ei ole ühtegi filmi jupp aega nii pingsalt vaadanud kui seda filmi. Ja seda filmi ma soovitan kõigile, selle filmi treileri äkki ma panen meile Patreoni. Isegi filmi nime ei ütle praegu, sest ma lihtsalt ei mäleta, ma pean lihtsalt vaatama, mida ma vaadanud olen. Okei. Ja tegemist oli siis sellise naisega nagu Dagmar Overby ja tema oli Taanist pärit. Dagmar on Põhjamaade nimi, jah. Jah, Dagmar on nimi. Ja tema siis sündis vaeste talunike lapsena Aarhussi lähedal. Ja ta oli lapsena morn ja hästi seltsimatu. Couldn't be me. Usu, sinuga ei ole siin mingit seost nagu, please teeme nii, et ei ole. Nagu ei, ma tean, et okei, ma üritan. Igas pulmas pruuti, igal matusel kadunuke. Ja. Klassi parim õpilane on meie Dagmar või? Could be me. Could be me, jah. Aga samas tihti valetas ja varastas. Me at a certain period, aga okei, ma ei sega vahele rohkem. Nii, siis ta hakkas teenijaks ja teenija ametit pidades jätkas ta vargusi ja ühel korral karistati teda lühikese arestiga. Aarhussi naastes töötas ta ettekandjana, jäi rasedaks ja sünnitas poisslapse, kes peagi suri. Lahkamisel siis vaatas arst, et lapse suu ümbrus on sinine. Aga arst ei viitsinud väga vist nagu tegeleda asjaga. Seal on nagu mingi need, mis need on, ütle need autol need. Aknapesurid. Ma tean, mis sa mõtled, kojamehed. Kojamehed, jah. Karvane kojamees on Dagmari ekraanile samal ajal. No, see on täiesti pöördes siin lihtsalt aeleb ja nõuab pai. No tee siis talle pai. Joo. Nii, arst siis ei viitsinud süveneda, kirjutas surma põhjuseks kopsupõletikku. Oma järgmise lapse andis Dagmar kasuperre. Veits parem. On jah. 1912 jäi Dagmar taas lapse ootele. Kas me nüüd oleme päris kindlad, et tegemist ei olnud sinuga? Päris kindel. Aga laps ei olnud siis tema toonase kavaleri oma ja mees ütles talle, et abielu ei tule mitte kõne allagi, kui ta peaks hakkama siin mingit sohirast kasvatama. Ja siis ühiselt viisid nad vastsündinu põllule ja jätsid nad sinna heinakuhja. Pulmad jäid sellest hoolimata ära. No arvata on, jah. Siis läks Dagmar Kopenhaagenisse ja hakkas oma tütart tagasi nõudma, kelle ta oli kasuperre ära andnud. Avas seal Kopenhaagenis maiustuste poe ja ühel päeval luges ajalehest, et keegi soovib oma last hea raha eest kasuperre paigutada. Ja see ülalpidamisraha oli siis sama suur põhimõtteliselt, kui selle naise terve aasta teenistus. Ja ta siis võttis kätte ja vastas sellele kuulutusele. Ja siis, kui ta selle lapse kätte sai, siis läks ta temaga jalutama ja siis ta mõtles, et jube hea mõte oleks jätta see väikene beebi lihtsalt lähedal asuvale kalmistule. Siis ta mõtles ümber, et ei, ma ikka ei jäta teda sinna. Korraks andis lootust. Ja selle asemel ta kägistas ta
ja 5 laiba, surnu ja kempsu. Oh my god. See ei ole sina, ma räägin, see on nagu selles mõttes, siin on no way nagu. Ja koju jõudes kirjutas ta lapse emale siis kirja, et laps on jumala tubli ja tunneb end ülihästi, üldse ei nuta, kõik on viimase peal. Ja siis see pisikene laip leiti 3 päeva pärast, aga ühtegi jälge nagu ei avastatud, et kes, kus, mis, miks, et pandi kõik kirja ja unustati ära pidulikult. Ja siis 2 nädalat hiljem sai Dagmar jälle uue kasulapse ja ta tappis ka tema ära, viskas sillalt jõkke ja nii see muster kordus. Ainult üks kord tuli siis nendest paljudest kordadest lapse siis talle andnud ema last vaatama. Et nagu mõtles vist ümber, et tahaks ikkagi nagu olla ema. Ja õige vastsündinu oli juba selleks ajaks surnud, aga Dagmar näitas siis selle õige lapse asemel seda järgmist, kes talle oli toodud. Ma arvasingi, et teil on siuke plaan, aga ma tahtsin seda vahele öelda, et vaata, see aeg on selline, kus ma ei mõistaks hukka neid naisi, kes otsivad kasuperesid oma lastele. Seda jaa. Et see, kui sa tunned, et sa ei saa või sa ei suuda vaimselt, füüsiliselt, materiaalselt, mis iganes lapsest hoolt kanda, siis tegelikult see on täiesti okei. Ja kui sa saavutad selle kokkuleppe, et sa võid vahepeal ka vaatamas käia, siis why not, on ju. See Dagmar ei olnud lihtsalt okei. Jah, täpselt. Nii, kus ma jäin nüüd? Näitas seda teist beebit. Jaa, näitas seda teist beebit. Kokku mõrvas Dagmar siis 25 last. Õudne. Ja ainult ühel õnnestus pääseda. 1917 sünnitas Dagmar jõuetu poja, kes peagi suri. Ja see mõjutas naist nii, et ta jättis järgmise lapse, kes talle toodi, ellu. Ja kuulutas kõigile, et see on tema laps. Ühesõnaga asendas nagu ühe teisega siis. Ja pani talle nimeks Angelo, mis on nagu siuke ingli nimi, I guess, vist nagu meenutab seda. Ja aastal 1920 sai siis selle naise kuritööde loend pidulikult joone alla. Üks emadest siis Karoliine otsis Dagmari üles, soovis oma last tagasi võtta ja Dagmaril olid igasugused valebeebid otsas see hetk. Ja kui ta emale igasuguseid siukseid kahtlasi vabandusi hakkas leiutama, siis marssis Karoliine politseisse. Ja politsei tuli kohale, otsisid Dagmari kodu läbi, leidsid kodu ahjust laste põlenud luid. Oh my god. Ja lisaks nad leidsid sealt majast veel albumi 20 imiku fotodega, mis on nagu üliveider, sest et ma ei saa aru, mismoodi tollel ajal käis ju keeruliselt see pildistamine minu meelest. Nii et sinna pidi kõvasti effortit minema sel juhul. Ja mis eesmärgil, kas selleks, et mäletada oma valesid või oli see mingi siuke nende mälestusesemete korjamine, nagu mõrvarid vahepeal teevad, sarimõrvarid? Igal juhul see on nagu ju veider. Vot ja lugu hakkas siis sealt hetkest hargnema. Dagmar tunnistas lõpuks oma teod üles ja ütles ka, et enamiku tapetud lastest põletas tagi seal ahjus ära. Ja tema siis mõisteti esimese raksuga surma ja see oli Taanis esimene surmaotsus 30 aasta jooksul sellel ajal. Ja kuna sellel ajal nagu vaadati kohati juba surmaotsusele nagu kuidagi viltu, siis muudeti tal see surmaotsus eluaegseks vanglakaristuseks. Ja Dagmar siis suri lõpuks vanglas aastal 1929, mis tähendab, et ta sai siis kuskil pea 10 aastat kinni istuda enne. No jumal. Aga hullult hea film on, ma räägin.
kui sulle ainult see nimi tuleks meelde. ei, mul tuleb, ma räägin, ma panen Patreonis alla, selles suhtes ma saan vaadata oma historit. ja see läheb isegi tasuta sinna, sellepärast et siukseid asju me ei Jah. pane kuidagi Nii et palun tulge piiluge. luku taha. Aga see on täiesti hea segway praegu oligi meie Patreoni juurde, et lisaks treileritele me paneme sinna oma saated varem üles, boonuslugusid saate kuulata lõpuni, Dagmari koduvideod. Mina panen ka täna ühe. Aga selleks hetkeks, kui teie kuulete seda, siis see juba on seal. Ja issand, kassikene, no mis sa teed? Ja seal on muid boonuseid ka, me ju iga nädal tegelikult räägime, mis seal kõik on, ma arvan, et see on teile pähe kulunud juba, aga nädal aega on tasuta, tulge tšekkima ja ärge unustage ka www.kikimoorid.ee, kus tasub käia. Ja igal nädalal me ütleme siis ka aitäh meie armsatele toetajatele, kellest teist on tõesti nii palju abi ja aitäh vippkülmaväristajad Indrek, Mumm ja Volkergeist ja Pilleriin. Ja aitäh külmaväristajad Agnes, Anett, Anne, Anni, Annika, Ansu, Bell ja Lille emoji, Krissu, Diana from the Moon, Elisabeth, Elisabeth, Endre, Erika Edlin, Erki, Frida, Krets, Heili, Helen, Heleri, Hundiplika, Ilona, Iiris, Jaanika, Joss, Jörgen, Kadi ja Oliver, Kairi, Ghost emoji, Karena, Karina, Kätte Austraalia, Kati, Kats, Kelly, Kelly Y-ga, Kerli, Kersti, Ketrin, Gratu, Gretsu musta südamega, Krislin, Krista, Kristel, Kristi, Kristin, Kätlin ja Liina. Jummel, sa panid ikka pikalt. Aitäh teile ka, Maarja, Malle, Marta, Merit, Merle, No Name, Regli, Shirley, Tondiste, ma teen siis ka seda Skulliga. Valge Siil, Viirastus, Väike Päike, Ülo ja siis Lilleke, Kummitus, Maiken, Kummitus, Lilleke. Ja me peame vist üle vaatama, kuidas me neid nimesid poolitame, et üks tähestik Meil on muutunud olukord. pikemaks on veninud ja et see K-de piirkond esitab mulle tõelise väljakutse, aga see on nii tore, et te siin meiega olete. Ja mis ma veel oskan kosta? kikimoorid@gmail.com, järgmine nädal on kuulajate lugude episood. Lisette armas nunnupall juba tegutseb, aga jõuate veel, ei saa garanteerida, et läheb sellesse saatesse, aga kirjutage meile ikka, me alati ootame. Ja ma tean, et teie ootate ka, kuulajakirjad on ka teie lemmikepisoodid. See on kõigi maailma lemmik. Ja, aga siis vaata, mis mul siis siin on siin teile veel pakkuda lisaks lobotoomiale. On mul siin pakkuda, see on see lugu, mida ma tiisisin, et mul on midagi toredat, õigemini rõvedat. Ma siin vahepeal jõudsin nii palju lihtsalt ette valmistada, et olen ise ka ära unustanud, mis mul on. Igal juhul me lähme aastasse 33 ja see nüüd on intervjuu rongijuhiga. Okei. Ja uudisleht kirjutas siis juunis 33, et ühesõnaga kirjutas siis loo, mille allikaks oli rongijuht, kes oli pealt näinud või ühesõnaga seotud siis 14 inimese hukkumisega. Algab see väga poeetiliselt. Rongirattad purustasid õnnetu keha tundmatuseni, laip toimetati linna lahkamise kambrisse. Enesetapmise põhjused on tõenäoliselt romantilist laadi. Nii umbes loeme alatase ajalehe veergudelt. Miskipärast kaotab inimene äkki igasuguse elutahte ja astub meeletu sammu, heidab raudteerööbastele ja laseb rongiratastele oma keha poolitada. Ta teeb seda mõtlematult, just nagu ei teaks, et ka rongi juhib inimene, kel on hing ja tunded. See on siis siuke liid ja loomulikult igasugused trigger warningud ja tänapäeval on täiesti ajakirjanduseetika koodeksis on kirjas see, et me ei kirjuta üldjuhtudel suitsiididest, sellepärast et need on väga triggering, nii et kui see on mingi teema, mis on sulle just sel põhjusel väga triggering, siis palun kirja edasi. Ja peaasi.ee on koht, kus saab abi, kui sul on rasked ajad.
aga mulle just, ma tahtsin seda teemat tuua rongijuhi vaatest, et ma olen ka väga palju mõelnud sellele, et millised on need inimesed, kes suudavad sellist tööd teha. Ja siin artiklis siis räägitakse Johannes Ankrovitšiga, kes ei ole kuigi vanamees, umbes 40-aastane, sümpaatne ja heasüdamlik isik, kes truult hoolitseb oma naise ja poja eest, aga ta silmis on kurb, järelmõtlik pilk. Ta ei suuda iialgi unustada 14 inimese viimast surmaheitlust, neid kurbmänge, mille viimane verine vaatus on mängitud tema juuresolekul ja silme all. Ma saan aru, et ükshaaval kokku 14, jah? Jah. Juba 14 inimest. Just, mitte korraga. Mees on sõitnud siis rongidel aastast 1917, alguses oli ta vedurijuhi abi, Vabadussõja päevil tegi ta selle sõja siis kaasa soomusrongidel, mis meil väga tublilt teenisid siin Eestis. Soomusrongide ajalugu on hästi huvitav. Ja seal ta oli siis juba täieõiguslik vedurijuht ise. 24. aastal, kui avati siis mäletatavasti Elron 100, oli siin eelmine sügis septembris, kas see oli äkki mingi 27. september, kui avati Tallinna-Nõmme elektrirongi ühendus, et siis ta määratigi sinna liinile mootorijuhiks. Ja seal ta siis ka selle intervjuu tegemise hetkel töötas. Ja nüüd ma siis tsiteerin teda. Oi, see oli õige ammu, ei mäletagi enam hästi, mil nägin esmakordselt inimese veduri alla jäämist. Olin tollal veel noor ja teenisin juhi abina, mispärast ei tundnud need õnnetuse eest vastutavana. Tänaseks on mul juba 14 inimese surm selja taga ja ei tea, millu võiks tulla järgmine. Iialgi ei aima seda ette. Võib-olla juba mõne minuti pärast tormab minu rongi ette meeletu inimene ja teda ei ole enam. Raudteel on jalutamine keelatud, senimaani, aga inimesed ei hooli sellest. Kunagi ei tea, kas raudteel käia mõlgutab surmamõtteid, vaid vana vilunud silm võib kuidagi eraldada peatset enesetappet rahumeeles kõndijast. Enesetapped on liiga ettevaatlikud, nad nagu kaardaksid rongi ja hoiavad hirmuga eemale. Pealegi võib kurjade mõtetega ringi liikuvaid inimesi näha mitut rongi järgimööda jälgimas. Vist ei julge nad otsekohe astuda saatuslikku sammu, liighirmus on kiirelt kihutava rongirataste mürin. Aga ükskord siiski valivad nad sobiva momendi ja hüppavad rongi ette ja siis ei suuda neid päästa miski. Harilik inimene selle vastu käib ilmselt hooletult, ta nagu ei tunnekski hirmu rongirataste eest. Kõik nad heidavad, ühesõnaga nüüd ta räägib jälle siis enesetapetest. Kõik nad heidavad roobastele kõhuli. Ainult üks, see oli 13, keegi maaler, tema heitis selili. Jube oli toda meest vaadata, ta sihtis oma hullumeelsete silmadega otse minu silmi, õudne pilge oli ta pilgus. Mäletan, kuidas ta rongi alla kadudes siiski pigistas silmad kinni ja tõmbas end kramplikult kössi ning hetk hiljem olid rattad ta keha keskelt poolitanud. Hirmus on vaadata allaheitjat, tahaks teda päästa, pidurdan rongi viimse võimaluseni, aga paratamatus 50 000 kilogrammi raske mootorvagun ei jää raksu pealt seisma. Ja siin kohal ma jätkuvalt panen ka kõigile südamele, et kui te lähete üle raudtee, olge ettevaatlikud, ärge tehke seda, et te lihtsalt, küll ma jõuan napikas. Rong ei saa ennast pidama. Nii, siis, mis ta Johannes jätkab. Mäletan üht vene ohvitseri, kes veduri ette heitis endise täiduru kohal umbes puhkepoegade jahutööstuse vastas. Seda ma ei vaadanud järgi, kus see kaardi peal on. Ta lõi mitu korda risti ette ja viipas mulle käega viimase tervituse. Jah, väga paljud lähevad surma naerdes. Üks neist näitas mulle enne rataste alla kadumist pilkavalt pikka nina. See oli tõesti õudne. What? Järve ja Rahumäe vahel tappis enda mees, kes eemalt suure kiirusega raudteele tormas. Keegi naine oli kuulnud, kuidas ta hüüdnud joostes. Ei tea, kas jõuan veel õigel ajal surra. Jõudis siiski. Imelik, et mul pole iial juhust olnud ühtki naist suremas näha. Minu õnnetud 14 on kõik mehed ja kõigil neil lõikasid rattad keha otse keskelt pooleks. Kaela ei pannud keegi neist rööbastele. Üldse on juhud, kus allajääja laseb ratastel pea eraldada kehast, väga haruldased. Minu mälestuste järgi teatakse vedurijuhtide peres vaid ühest sellisest juhust kõnelda, olnud üks noor naine. Ja nüüd läheb veel rõvedamaks. Oh my god, nii. Mis siis juhtub pärast? Iga kord pean õnnetuse juhtudes kiskuma enesetapp ja kehaosad ratast alt välja. Need on verised, kramplikult tõmblevad lihatombud. Kole on näha poolikut inimkeha, kel puuduvad jalad ja kelle sooled ripnevad avatud kõhust. Silmad keerlevad hullumeelselt, vahest peatub pilk minul. Oi, see on kole.
ja käed, need kraabivad raudteeliiva ja suu ahmib õhku. Mõni elab sedasi pool tundi ja rohkemgi, kuniks verest täiesti kuivaks jookseb. Oh my god, ei. Nii et kui te arvasite, et see on lihtne ja kiire surm, siis ei. Tahaks alati võimalikult rutem sellised seenid unustada, aga raske on see. Veel kaua aega hiljem hõljub enesetapp ja pilk silmade ees ja raudteepöörangutest mööda sõites näeb justkui tõenäoliselt allajäänu siplavaid jalgu. 13 on mul olnud enesetappeid, vaid üks ohver langeb õnnetu juhuse arvele. Oli üks purjus noormees, kes käis tuigerdades raudteel. Arvasin, et vile peale läheb teelt kõrvale, aga ei läinud ja rong veeres talle tagant peale. Puhvri hoobist lömastus ta pealuu. Oli tõesti kurb juhus, aga jällegi paratamatus. Palju on mul elus tulnud kaasa elada õnnetuid juhtumeid, kus inimesed kaotasid käed ja jalad. Kõigele neile olen andnud esmaabi, kinni nöörides nende purustatud jäsemete tombud, sest muidu võiksid õnnetud verest kuivaks nõrguda ja surra. Äsja jala kaotanud isikud ei taipa alul oma õnnetuse tõsidust. Nad kaebavad, et saabas pigistab ja tahavad vägisi jalule tõusta. Päris ära on nende sidumisega, peab sõna tõsises mõttes jõudu tarvitama, haavatu põlvega vastu maad suruma ja siis kätte ning hammaste abil verevoolu takistava nööri kinni tõmbama ja siduma. Reisijad ei taha neil juhtudel abiks olla, nagu oleks vedurijuht õnnetuses süüdlane, on nad vihased temale ja riidlevad, miks ta haavatut veel sidumisega piinab. Aga kõik peab ära kannatama. Meie vedurijuhtide elus on veelgi õudseid momente. Raudteejaama sisse sõites on perroonil inimesi murdu, kõik nad suruvad rongi ligi. Seda ma kusjuures mõtlen ka iga kord, kui rong tuleb, nagu et täiesti vekkis, osad on seal nii ääre peal. Aga see liigub, peagi ei tõmba vagunitrepp mõne ettevaatamatu rataste alla. Närvi pingutavad äärmiselt ka need, kes püüavad liikuva rongi eest veel viimasel minutil mööda lipsata. Justkui oleks neil lõpmata vähe aega. See võib mõnele olla küll narve kõditav sport, aga vedurijuhti piinab see ääreta. Imelik, et selliste kaelamurdvate tempudega saavad vahel hakkama päris soliidsed härrad. Näeksin küll lõpmata suure hea meelega, et kodanikud kord jätaks sellised poisikeselikkused. Ja lõpetuseks ta siis ütleb veel niimoodi. Näete, ei ole kerge meie elu. Vastutus ja närvide pingutus on suur. Sinu hingel lasub vastutus reisijate elu eest ja pead valvama, et keegi hooletu kogemata alla ei jää. Ja pead katsuma enesese tappestki mitte üle sõita. Peame olema väga ettevaatlikud, aga õnnetused juhtuvad siiski. Ja nüüd on see, millele ma viitasin selles, kui me rääkisime Rahumäe tontidest. Praegu on mul iga kord suur hirm Järve ja Rahumäe vahelisest suurest rändrahnust mööda sõita. Varem viskasid enda enesetapped roobastele Väike-Ameerika tänava ülesõidukohale ümbruses, aga nüüd on nad valinud tolle maja suuruse kivi lähedase koha. Seal nad varitsevad ronge ja jooksevad kivi tagant ootamatult rongi ette. Ja ma arvan, et see on sama rahn, mis seal ikka on, kus ta ikka kadunud on. Ja ma ei ütleks, et just maja suur, väikse kuuri suurune vist on, aga jah, ma isegi kujutan täitsa ette, et see on võib-olla tõesti siuke peidupaik olnud, kust on hea passida, aga tänapäeva rongid muidugi on ka võib-olla kõrgemad natukene. Ma ei ole vist. Ma ei tea ausalt nagu. Ma ei usu, et kõrgemad nad saaksid siis olla, kui need rattad oleks oluliselt suuremad vist on ju. Rattad on pigem just väiksed. Okei, nüüd me hakkame lihtsalt häbi tegema endale, kui me inseneeriast hakkame rääkima. Nii, ja siis ta veel ütleb siin paar lõpulauset. Üldse on nii, et kus keegi end kord rataste alla heidab, seal järgneb varsti veel teisigi enesetappeid. Tundub nagu tõmbaks neid mingi saladuslik vägi saatuslikku kohta surema. Ja siis Ankrovitsil hakkas kiire, pidi siis mootorrongiga Tallinna ja Pääsküla vahet sõitma. Ja siis, kui hüvasti, et ajakirjanikuga ütles, et ta soovib, et need 14 jääks tema viimaseks ja et 15 ei juhtuks enam iial. Ja siis lõpeb artikkel sellise toreda üleskutsega. Soovime kõik temale seda. Ja loodame, et see niimoodi läks. On üsna võimatu teada saada, kas ka läks, aga väga relevantne teema ka tänapäeval. Kogu aeg. Ja seda koori oli palju, aga jah, mulle tundus, et see on ka tähtis teada nagu, mis võib nagu meditsiiniliselt olla, et see ei ole nii, et lihtsalt üks hetk ja jumalaga. Mina arvasin, et on, näed siis. Ma arvasin ka. No võt, nii et kulus ära, ma arvan.
olgu pealegi, aga teeme ühe kummitusega seal Teeme jah. tavalise osa Boonusesse mul on ka 2 lõppu. toredamast sorti. Ja see lugu on Quorast ühe naise kogemus, mis minu meelest on nagu kohati ekstra freaky. Ja ta kirjutas sinna niimoodi, et ma elasin kunagi väga vanas majas 3. korrusel asuvas korteris. See oli 90-ndatel. Korteris oli puit põrandal. Ja korter oli alati laitmatult puhas, on asi, mida ma tahaks öelda, aga never happens nagu. Couldn't be me, ausõna. Mitte kunagi. Mul oli eritellimusel valmistatud vaas, mille sees oli kuivatatud lilled. Muidugi. Hoidsin seda magamistoas, et vaas kogemata katki ei läheks. Koos minuga elasid mu 6-aastane poeg ja mu mees. Kõik hakkas pihta üsna vaikselt. Ühel õhtul läksin varakult magama. Mees oli veel elutoas ja vaatas televiisorit. Poeg juba magas. Esialgu kuulsin põranda kriuksumist. Pidasin seda kellegi liikumiseks. Mõni minut hiljem kuulsin kuivatatud lillede sahinataki. Kuivatatud lillede sahin. Meil on vaja praegu seda... Ja, just. Ise tekkivad hääl, jah. Nii, ja nüüd tuleb teine võimalus kohe. Ja riidekappi ukse kriuksumist. Väga hästi. Naasu emotser. Oletasin, et mu mees tuli magama ja küsisin, kas ta ukse ikka lukustas. Tema küsis selle peale teisest toast vastu, et mida sa just ütlesid? Tõusin voodist püsti, panin tule põlema ja hakkasin korterit läbi otsima. Meil polnud loomi. Poeg magas rahulikult ja mees tuli vaatama, et mis siis toimub. Olin päris ehmunud. Selgitasin, mida kuulnud olin ja siis meenus mulle, et ahaa, et kapi uks ju kriuksus. Läksime vaatama, aga kapp oli korralikult suletud. Sellised asjad ei juhtunud iga päev või öö, vaid ainult aeg-ajalt. Vahepeal oli kõik täiesti normaalne. Ja nüüd, meil on kuidagi seotud need lood täna esimesed 2 ja teised 2. Okei. Mulle tundub natukene. Ühel päeval, kui ma elutoas televiisorit vaatasin, kuulsin, kuidas mu poeg hirmuäratavalt naeris. Läksin ta tuppa ja jõudsin sinna just sellel hetkel, et nägin tema ülakeha aknast välja rippunud. 6-aastane. Jesus. Ma ei öelnud midagi, et teda mitte ehmatada. Läksin vaikselt ja kiiresti tema juurde, haarasin temast kinni ja tõmbasin ta tagasi sisse. Kui ta oleks alla kukkunud, siis ta oleks põhimõtteliselt 9 meetri kõrguselt otse kõnniteele maandunud. Ja siia juurde ta kirjutab veel, et neil olid just seetõttu aknad kogu aeg kinni seal korteris nagu. Sulgesin akna suure vaevaga, küsisin tema käest, et kuidas ta selle avas. Ta vastas, et see oli juba avatud. Oh my god. Selliseid kummalisi asju juhtus pidevalt. Asjad liikusid omapäi, pisiasjad nihkusid. Ma ei ole inimene, kes kergesti ehmub, aga see kõik pani mõtlema. Nii, ja siis oli mingi pühade aeg, mis möödus põhimõtteliselt rahulikult, nagu jõulud ikka, eks ju. Ja tema vend ja mees tõid siis koju jõulupuu ja panid selle üles. Ja siis ta kirjutab, niipea kui see püsti sai, kukkus see ümber. Mul juhtub kogu aeg seda ausalt öeldes. Puud hoiti nurgas, see oleks tohtinud tema arust kukkuda vähemalt. Tõstsime selle uuesti üles, kukkus jälle. Kontrollisime põrandat, ei olnud midagi viltu. 3. korral kinnitasime puu nööriga seina külge. Ma ei olen teinud seda liiga palju kordi elus. Jaa, mul kogu aeg lihtsalt kukub ümber. Okei, kõik tundus korras. Kaunistasime puu ära ja panime selle peale väga kallid ja vanad kaunistused. Me jõudsime kuivatud. See inimene ajab mind täiega närvi oma olemasoluga lihtsalt nagu... Kuidagi nii privilegeeritud. See on vaata see mingi siuke elustiil, mis pole üldse minulik ja klassiviha tekib mus. Nii, kui olin köögis, kuulsin, kuidas puu uuesti kukkus. Mitmed kaunistused purunesid. Istusin ja nutsin. Olin lihtsalt nii löödud.
kui sul 3 korda on juba kukkunud, no mis sa paned neid vanu kalleid sinna siis? ma ei hästi vea. ta istus ja nuttis samal ajal, kui mees ja rikkad nutavad vahel, jah. mees ja poeg koristasid kogu segadust. Vot ja siis eemaldas kõik ülejäänud kaunistused ja viskas puutäie vihaga minema. no vot, see on ka täiesti nagu, see on 6-aastane laps ja sa viskad puutäie vihaga minema jõulude ajal. Excuse me. Aga ta kirjutab siin ka, et õnneks olid poja kingitused siiski alles ja terved ja see oli kõige tähtsam. Nii. Okei, hinga palun. Mul on 3 lõiku jäänud, hinga palun. Nii, mõned nädalad pärast jõule olin veel voodis, mees hakkas tööle minema. Tuletan meelde, et me olime 3. korrusel. Enne tööle minekut tõi ta mulle tassi kohvi voodisse. Istus voodi servale paariks minutiks, siis tõusis ja lahkus. Järsku tundsin, kuidas voodi hakkas värisema ja värisemine läks aina hullemaks. Telefon helises, võtsin vastu, see oli mu mees. Rääkisin talle värisevast voodist, tema vastas. Ma tean, sellepärast ma ära läksingi. What the hell? no vähemalt paistab, et talle ei ole abielus väga vedanud. Ja siis ta natukene karjusta peale, katkestas kõne, helistas korteri omanikule ja rääkis seal toimuvast siis talle. Ja korteri omanik ei olnud üldse kaugeltki mitte üllatunud ja siis see naisterahvas ütles talle, et nad kolivad paari nädala jooksul sealt minema. Ja korteri omanik isegi ei hakanud seal mingist tagatisraha enda käes hoidma või ei hakanud vaidlema, et mis etteütlemistähtaeg tegelikult on, vaid oli kõigega lihtsalt nõus pidulikult, et davai, minge minema siis, kui ei sobi. Vot, aga see rippuv laps tau. Ja, jätke lapsed rahule. Nagu mingid rikast kärenit võite kiusata, aga mitte lapsi. Rikas kären oma kallite kuuseehetega. ja eritellimusel vaasiga ja nii puhta korteriga. Ja siis on kunstlilled seal sees, no come on. Kuivatatud lilled olid, ma sain aru. No kuivatatud kunst nagu selles mõttes, et elus lill siis juba kui nagu täiega. väga hea emotsionaalne lõpp, hoopis teistmoodi emotsionaalne. Meie läheme siit valitud seltskonnaga boonusosasse, mida saate siis täielikult kuulata Patreonis. Väike diiser jääb siin Spotify kuulajatele ja saate siis aimu, millest juttu tuleb. Mul on 2 tillukest toredat linnalegendi kummitusjuttu. Ja mina hakkan Dagmarit küsimustega pommitama. Ja kuulajaid. Ja kuulajaid ka, absoluutselt. Eks siis väike mäng üle pika aja meil saate kõik kaasa mängida. Või noh, nädal aega on tasuta, tulge kuulake ära, siis võite. Ühesõnaga, kohtume järgmisel nädalal kuulajate episoodis ja seniks püsige kõhedad.